Järgmisena esineb meie kolleeg Sorenist, Oliver Kuusk, kes on meie andmekaitse ja IT-õiguse ekspert. Ja Oliver räägib meile siis küberintsidentidest ja sellest, et millised kohustused nende lahendamisega kaasnevad ja kuidas neid siis juhtida. Palun, Oliver. Nii, tere hommikust ka minu poolt. Nagu öeldud, räägin küberintsidentidest ja räägin selle uue küberturvalisusõiguse raamistikus. Et kui üks asi, mis mul Kirsika ettekandest meelde jäi, oli siis see, et hoolsusmeetmete rikkumisteate esitamine, nende hooldusmeetmete rakendamine võib olla kergendav asjaolu. Ehk siis ma täna peamiselt räägin sellest, et ühelt poolt GDPR on meile tuttav. Me teame, et sealt tuleneb rikkumisteate esitamise kohustus. Aga meil on silmapiiril ka uus küberturvalisuse õigus, küberturvalisuse seaduse muudatus. Ja räägin sellest, et mis rikkumisteate esitamise kohustus siis sealt praegu võiks kaasa tulla. Paar nädalat tagasi sain sellise e-kirja. Et kiirelt peale vaadates tundus kõik väga õige, aga kui süvenesin, siis ilmselgelt tundus, et siin on nagu midagi on valesti. Tihtipeale need intsidendid umbes niimoodi ka algavad. Õnneks sellel korral oli selle e-kirja saatja meie enda IT-tiim, kes siis testis töötajate valvsust, et kas me märkame selliseid e-kirju või mitte. Ja seda on tegelikult teadvustanud ka seadusandja, et küberintsidentide kasv on selgelt, see on selge trend, et see on kasvus. Et kui me vaatame seda viimast RIA küberturvalisuse aastaraamatut, siis on sisuliselt näha kahekordset mõjuga intsidentide kasvu ja siin ei ole mingi andmete anomaalia, vaid see on selgelt näha, et nii kuude lõikes kui ka siis kogu aasta lõikes on see kasv seal olemas. Ja ilmselgelt siis Euroopa Liidu seadusandja on ka seda mõistnud ja on tulnud välja NIS2 direktiiviga, mille siis üldine eesmärk on tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus. Et see asendab varasema NIS direktiivi, mida võib siis nimetada ka NIS1 direktiiviks. NIS1 direktiiv on siis Eestis võetud üle küberturvalisuse seadusega ja NIS2 võetakse ka üle. Et meil on seaduseelnõu olemas, aga kui te tähele panete, siis ülevõtmise tähtaeg oli tegelikult juba eelmise aasta sügisel. Et Eesti, nii nagu teised paljud liikmesriigid, tegelikult hilinevad selle ülevõtmisega. Aga eelnõu on olemas. Ja kui me võrdleme siis NIS2 direktiivi ja siis GDPR-i, siis kokkuvõttes võib öelda, et põhifookus on neil mõnevõrra erinev, aga see lõppeesmärk on sama, et tihtipeale intsidentidest, alates küberintsidentidest üldse ka isikuandmetega seotud rikkumised alguse saavad. Erinevus on veel see, et kui GDPR ICÜM on selline kõikehõlmav, peaaegu et kohaldub kõikidele isikuandmete töötlejatele, siis NIS2 direktiiv võtab sellise sektoripõhise vaate, et kõikidele ei ole vajadust neid kohustusi peale panna, aga teatud sektorid, mis on siis olulisemad, neile see kohaldub. Ja kui me vaatame neid konkreetseid meetmeid, siis see oluline ühisosa ongi just see, et NIS2 direktiivist tuleneb küberintsidentide teavitamiskohustus ja siis GDPR-ist juba meile teada-tuntud rikkumisteate esitamise kohustus. Aga kellele siis NIS2 tegelikult kohaldama peaks? Et võrreldes varasema direktiiviga ja siis olemasoleva küberturvalisuse seadusega meil tegelikult see isikuline kohaldamisala suureneb päris märkimisväärselt. Ja siin põhiprintsiip on see, et see kohaldub ühiskonnas kõige olulisematele kriitilistele teenusepakkujatele organisatsioonidele, et kes on siis kriitilise tähtsusega majanduse ja ühiskonna üldise toimimise vaatepunktist. Ja see kohaldamisala üldiselt sõltub selle üksuse organisatsiooni suurusest, ehk siis kas on suur või keskmise suurusega ettevõte. Üldjuhul väiksed ettevõtted ja mikroettevõtted on siit skoobist väljast.
aga mitte alati, et on mingid teenusepakkujad, kelle puhul tegelikult sõltumata nende suurusest nad loetakse selleks näiteks elutähtsaks üksuseks. Ja NIS2 ise tegelikult liigitub ka, need üksused on siis kas elutähtsad üksused või siis olulised üksused ja seal on teatav nagu erisus selles osas, kuidas neile järelevalvet tehakse ja ka trahvide osas. Aga minnes nüüd edasi, vaatame arve. Eestis praegu on umbes 3500 organisatsiooni, kellele praegune küberturvalisuse seadus siis kohaldub, ehk siis kui me räägime sellest NIS1-st ja on prognoositud, et neid lisanduvaid organisatsioone on umbes 2000. Nüüd Eestis vähemalt selle olemasoleva seaduseelnõu järgi on suhteliselt lihtne. Mujal riikides tihti ettevõtted, organisatsioonid peavad ise teavitama, ise aru saama, kas nad on selles kohaldamisalas või mitte. Aga praeguse seaduseelnõu järgi tegelikult Riigi Infosüsteemi Amet tuvastab need üksused ise ja siis küsib kas siis ettevõtjad või sealt organisatsioonilt selle vajaliku info. Nii, aga lähme siis nende intsidentide juurde ja võrdleme ICUMit ja NIS2. Et kui me seda definitsiooni vaatame, siis see on erinev, eks. Et seal on ühisosa, aga definitsioon on ise erinev. Aga tegelikult see tehniline ühisosa on neil üpriski suur ja seda ühisosa on lihtne hinnata nii-öelda selle küberturbe CIA triaadi järgi, mis siis hindab toimingute konfidentsiaalsust, terviklust ja kättesaadavust. Ehk siis kui intsident toimub, siis üldjuhul on rikutud ühte neist või siis üldjuhul tegelikult ka kombinatsiooni neist. Ja siis tavaliselt on see tehniliselt selle intsidendi või rikkumise definitsioon täidetud. Aga me juba teame, et pelgalt sellest tehnilisest rikkumisest ei piisa. Meil on vaja ka sellist materiaalset kriteeriumit, ehk siis GDPR-i puhul on see siis tõenäoline oht isiku õigustele ja vabadustele ja NIS2 puhul määratletakse seda kui olulist mõju, mida saab nagu defineerida sisuliselt kaheti, ehk siis kas see põhjustab sellele teenusepakkujale endale tegevushäireid või siis rahalist kahju või siis ta mõjutab teisi, näiteks teisi teenusepakkujaid või siis teisi füüsilisi isikuid. Ehk siis KÜTS toob ka seal täpsemad kriteeriumid, et kindlasti on olulise mõjuga tegemist siis, kui näiteks teise olulise teenusepakkuja teenused on näiteks häiritud. Aga tihti sõltub see tegelikult ka selle teenusepakkuja enda riskianalüüsist, et kuidas ta ise on seda hinnanud. Nüüd, kui intsident on toimunud, siis tegelikult me teame, et kell hakkab tiksuma, eks. Et alates teada saamisest hakkab tegelikult see teavitamise tähtaeg pihta. Et siin ajateljel on näha, et üleval on kirjeldatud siis NIS2 planeeritud teatamiskohustused ja allpool siis meile teada tuntud GDPR-i alusel rikkumisteate esitamise kohustus. Ehk siis esimene tähtaeg saabub juba 24 tunni pärast, mil tuleb teavitus esitada siis selle küberintsidendi kohta RIA-le. Siis järgmine teavitus toimub 72 tunni pärast ja see on siis juba see teada tuntud GDPR-i rikkumisteavitus. Nüüd NIS2 alusel või siis küberturvalisuse seaduse alusel on RIA-l õigus küsida täiendavat infot, siis mida nimetatakse vahearuandeks. Ja ideaalses maailmas võiks olla see, et 1 kuu jooksul esitatakse raport, mis siis kirjeldab selle intsidendi tekkepõhjuseid, lahendamise aega ja siis rakendatud abinõusid. Aga maailm ei ole ideaalne, et tihti võib juhtuda, et see intsident ei ole 1 kuu jooksul lahendatav, siis see tähendab seda, et tegelikult see 1 kuu raport, see loetakse lihtsalt vaheraportiks ja 1 kuu jooksul selle intsidendi tegelikust lahendamisest siis tuleb esitada samasisuline raport. Nüüd siin üleval teljel tegelikult on näha ühte teavitamiskohustust, mida Eestis vähemalt praeguse seaduseelnõu järgi üle ei ole otsustatud võtta ja see on siis 72 tunni teavitus. Kuna tegelikult NIS2-l oli selline 3-astmeline teavitus 24 tundi, 72 tundi ja siis 1 kuu. Aga see 72 tundi otsustati Eestis vähemalt praegusel kujul
mitte üle võtta, kuna tegelikult olemasolevas küberturvalisuse seaduses juba on 24-tunnine see tähtaeg sees. See on nagu ülevaatlik ajatelik siis nendest teavitamiskohustustest. Ja lihtsalt ääremärkuse korras ütlen, et ei tasu unustada ka muid regulatsioone, mis võivad kohalduda, et finantssektoril on näiteks DORA, kus tulevad ka seal täiendavad teavitamiskohustused, mis tavaliselt on siis lex specialis sellele NIS2-le või siis Eestis küberturbe kohustustele ja siis ka näiteks tehisintellekti määrusest tulevad teavitamiskohustused teatud intsidentide puhul. Ja kui teavitus on tehtud regulaatorile, siis ei tasu unustada ka seda, et tihti tuleb teavitada neid subjekte ennast. Ehk siis jälle GDPR-i puhul teada-tuntud, kui on suur oht õigustele ja vabadustele. Ja NIS2 puhul siis tegelikult tänasel juhul see seaduseelnõu erilist diskretsiooni ei anna, et justkui tuleks teavitada alati, kuigi NIS2 direktiiv seal ütleb, et tuleks teavitada siis, kui see on asjakohane, aga siin tõenäoliselt on nagu loodetavasti on ka tõlgendamisruumi, et päris iga intsidendi puhul seda teavitust tegema ei pea. Ja mõlemal juhul kehtib sama põhimõte, et kui ei ole võimalik igat subjekti eraldi teavitada, siis on võimalus teha ka see avalik teadaanne. Nii, aga selleks, et üldse neid intsidente tuvastada ja hallata, siis NIS2 ja küberturvalisuse seaduse eelnõus on ette nähtud suhteliselt selged kohustused just skoobis olevate ettevõtete juhtorganitele ja juhatuse liikmetele. Ehk siis neil on selge kohustus rakendada need riskijuhtimismeetmed, mis peavad endas hõlmama ka intsidentide avastamise ja siis haldamise protsesse. Lisaks kohaldub koolituskohustus, mis on mõlemapoolne, mis tähendab seda, et ühelt poolt juhtorgan peab ise võtma koolitusi, et nad mõistaksid neid küberturbeohte ja riske, selle tõsidust. Ja teisalt on loomulikult vaja töötada ka koolitajaid, nagu ka tegelikult Kirsika juba rääkis enne, selleks, et üldse neid intsidente näiteks tuvastada. Ja selleks, et see kõik peaks paika, siis NIS2 näeb ette ja küberturvalisuse seadusega eelnõuga on võetud üle ka juhtorgani vastutus. Ehk siis ühelt poolt on seal pigem väike rahatrahv nende kohustuste rikkumise eest, aga teisalt on võimalik näiteks seda sisustada ka juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumise kaudu näiteks. Ehk siis kõige olulisem kokku võtta. Uute regulatsioonide valguses on täna tõenäoliselt hea küsida seda, et kas sa oled NIS2 skoobis. Et tõenäoliselt isikuandmeid töötleme me kõik, aga tasub mõelda seda, et kas sa oled ka selle uue seaduseelnõu skoobis. Teiseks tuleb arvestada väga lühikeste teavitamise tähtaegadega, et oleme harjunud selle 72 tunni tähtaega. Aga nüüd NIS2-st ja küberturvalisuse seadusest tuleb ka 24 tunni tähtaeg. Kolmandaks, selleks, et üldse nendest tähtaegadest kinni pidada, selleks, et neid intsidente tuvastada, hallata, peab olema paigas intsidentide avastamise ja haldamise protsessid. Ja lõppkokkuvõtteks on see juhtorgani juhatuse liikmete vastutus, need riskijuhtimismeetmed, mis siis hõlmaksid neid intsidentide avastamise ja haldamise protsess, et neil on see kohustus need kehtestada. Aga minu poolt on kõik. Sun siia ette kolleegi Liisa-Maria Kuuskmaa, kes on Sorainensis vandeadvokaat ja samuti siis andmekaitse ja IT-õiguse ekspert ja kuuleme siis sellest, kui toimub andmeleke, et millised võimalikud kahjuvitsid meid ees ootavad. Palun. Tere hommikust. Et nagu öeldud, siis mina räägin kahjunõuetest ja mis siis võib juhtuda siis, kui see intsidenti manageerimine ei lähe päris nii, nagu peaks ja need riskid ei ole maandatud juba algusest peale.
aga nagu Kirsika väga õigesti ütles, siis ega andmeleke ei ole ainuke isikuandmete kaitse üldmääruse võimalik rikkumine, et need kahjunõuded võivad tulla ka muude rikkumiste puhul. Ja samal ajal, kui toimub andmeleke, siis see ei võrdu tingimata alati sellega, et ettevõtja on rikkunud GDPR-i. Ma räägin siis sellest kuldvõtmekesest artiklist 82 GDPR-is ja selle rakendamise praktikast Euroopa kohtus ja natuke ka Eesti kohtutes. Ja siis lõpetan sellega, et selle aasta alguses tekkis meie Eesti õigusruumi selline uus asi nagu andmesubjektide kollektiivsed esindushagid ja laiemalt tegelikult siis tarbijate kollektiivsed esindushagid. No ma sain enne üritust juba sugeda, et minu slaidid on väga paksult teksti täis, aga selle eest ma vabandan, aga ma olen peast jurist ja ma muud moodi ei oska. Et siin on siis see artikkel 82, ma seda ette ei loe, aga põhimõtteliselt see kõige olulisem lõige siit on lõige 1, mis ütleb, et igal isikul, kes on GDPR-i rikkumise tulemusel kandnud siis varalist või mittevaralist kahju, on õigus saada andmetöötlejalt hüvitist tekitatud kahju eest. Siin on veel rida lõikeid. Lõike 3 võib-olla tooksin välja, mis ütleb, et andmetöötleja vabastatakse vastutusest üksnes juhul, kui ta siis tõendab, et ta ei ole kahju põhjustanud sündmuste eest vastutav. Viimased 2 aastat on hästi palju kohtupraktikat toonud just Luksemburgist, Euroopa kohtu tasandilt selle artikli 82 kohta. Ja see kõik algas Austria posti puudutavast kohtulahendist, kus siis kohus tõi välja väga selgelt selle kahjunõude esitamise eeldused. Ja ta ütles seda, et pelgalt sellest, et GDPR on rikutud, ei tähenda seda, et andmesubjektil on kahjunõue. Seal on 2 eeldust veel. Need on siis see, et andmesubjektile on tekkinud kahju ja rikkumine ja kahju on omavahel põhjuslikus seoses. Ja seda peab siis võimalik hageja või kahjunõudja tõendama. Samal ajal ütles kohus selles lahendis, et Euroopa Liidu õigusega ei ole kooskõlas see, kui riigisiseses õiguses sätestatakse, et see kahju peab mingi kindla raskusastmega olema. Ehk siis kõikvõimalikud de minimis kriteeriumid, mis mõnede liikmesriikide õigustes on ette nähtud, on Euroopa Liidu õigusega GDPR-iga vastuolus. Ja kahjuhüvitise suuruse kindlaks määramine toimub siis liikmesriigi õiguse alusel, aga arvestada tuleb Euroopa Liidu õiguse võrdväärsuse tõhususe põhimõtetega. Mis siit kohtulahendist veel välja tuli, oli see, et andmesubjekt peab siis tõendama, et kui tal on mingid negatiivsed tagajärjed tekkinud, et need kvalifitseeruvad kahjuks, eelkõige siis mittevaraliseks kahjuks, mille tõendamine tavapäraselt on keerulisem. Ja sellele lahendile hakkas siis järgnema plejaad erinevaid kohtulahendeid, mis tegelesid muuhulgas küsimusega, et kas mingi ebakindlus või hirm andmete väärkasutuse ees on mittevaraline kahju. Kohus on juba mitmes lahendis öelnud, et see lühiajaline kontrolli kaotamine oma isikuandmete üle võib põhjustada mittevaralist kahju. Ja samamoodi on öeldud, et kui on tõendatud, et andmesubjektil on mingi kartus või ebakindlus selle ees, et tema andmeid on volitamatult kasutatud, avaldatud ja see hirm on piisavalt tõendatud, siis see võib ka kvalifitseeruda mittevaraliseks kahjuks. Selle aasta alguses tuli Euroopa üldkohtust üks lahend, kus siis Euroopa Komisjon ise sai natuke vastu pead selle eest, et ühe isiku andmeid edastati Ameerika Ühendriikidesse vastuolus siis kohalduvate nõuetega. Ja selles lahendis siis näiteks kohus sedastaski, et isik pandi ebakindlasse olukorda seoses tema IP-aadressi töötlemisega, et ta ei tea, mis sellest edasi saab ja sellele isikule määrati mittevaralise kahju hüvitiseks 400 €. Et see on see nagu suurusjärk, mis on ka teistes liikmesriikides valdavalt need üksikisiku kahjunõuded olnud, aga kui nüüd arvestada, et need andmesubjekte võib olla päris palju, siis kokkuvõttes võivad need summad minna tegelikult lõpuks päris suureks. Et kui ma nüüd etteruttavalt oma ettekande pealkirjale vastan, et siis sadasid tuhandeid on ilmselt
keeruline nendest 400 eurostest nõuetest kokku arvutada, aga pole välistatud. Lisaks on kohus veel erinevaid aspekte siin täpsustanud, öelnud muuhulgas seda, et sellel artiklil 82 on eranditult kompensatsiooni funktsioon, tegemist ei ole karistusliku kahjuhüvitisega, ehk mis siis tähendab seda, et kui kahju ei ole suur, ei ole ka hüvitis suur ja lisaks, et ka vabandamine võib tegelikult selle rahalise kahju asendada olukorras, kus siis see vabandamine on piisav, et see mittevaraline kahju kompenseerida. Ja siin slaidil siis vasakul pool on välja toodud ka üks lahend, kus kohus selgitas, et kui andmetöötleja organisatsioon ise on justkui kõik ära teinud, aga kahju põhjustab tema töötaja hooletus, siis see tingimata ei ole artikli 82 lõike 3 tähenduses see kahju hüvitamise kohustusest vabastav asjaolu. Ehk siis taaskord tuleb see koolituskohustus mängu. Nii palju on siis öelnud Euroopa kohus, see ei ole kindlasti ammendav loetelu nendest lahenditest. Eesti kohtutes on need kahju hüvitamise nõuded olnud veel pigem vähesed. Ma tooks välja 2 Riigikohtu lahendit, mis mõlemad lõppesid tegelikult sellega, et rahalist kahju välja ei mõistetud, aga need põhjendused olid mõnevõrra erinevad ja üsnagi nagu huvitavad vähemasti juristi vaatenurgast lugeda. Esimene neist lahenditest puudutas ühte Sotsiaalkindlustusameti riigivastutuse kaasust, kus Sotsiaalkindlustusamet oli puude toetuse määramise kohta avaldanud kindlustusandjale andmeid, mida ta poleks pidanud tegema. Ja siin siis kaebaja väitis, et tal tekkis ärevus, stress, talle on tekitanud see õigusvaidlus suurt pinget, tarbetut asjaajamist, ebamugavusi. Ja siin siis Riigikohus leidis, et üsnagi värvika sõnastusega ta ütles, et need ebamugavused ei ole mittevaralise kahjuna käsitletavad, sest et nad ei ole tavapärasest eluriskist intensiivsemad. Et põhimõtteliselt kohus ütles seda, et kui me siin kahju välja mõistaksime, siis kõik isikud, kes põhjendatult kohtusse lähevad, peaksid saama selle eest mingit kompensatsiooni. Et siin võib filosofeerida, et kas see on selle Euroopa Kohtu praktikaga, mis puudutab seda ebakindlust ja hirmu kooskõlas või mitte, aga selline oli siis Riigikohtu halduskolleegiumi järeldus. Ühes teises lahendis, mis puudutas vangi terviseandmete avaldamist, siis selle kaasuse asjaolud olid sellised, et vang käis psühholoogi juures seoses siis ennetähtaegse vabastamise raames tehtava hinnanguga ja selles raportis oli natuke liiga palju kirjas, rohkem kui kehtiv õigus oleks lubanud. Ja siin kohus seest ütles, et jah, see on õigusvastane, aga vangla õigusvastane tegevus põhimõtteliselt seisneb selles, et ta ei teinud vangile piisavalt selgeks, mis selle psühholoogi külastuse eesmärk on. Et see ei ole mitte ravi saamine, vaid see on psühholoogi hinnang, mis läheb siis vanglateenistusele ja kohtule seoses ennetähtaegse vabastamisega. Ja siin põhimõtteliselt kohus ütles, et kõik kahju hüvitamise nõude eeldused on täidetud, aga kahju me välja ei mõista, sest see õigusvastaseks tunnistamine on piisav justkui. Et see siis natuke nagu paralleeli tuua selle vabandamist puudutava lahendiga Euroopa Kohtust. Selline see kohtupraktika praegu on. Ta on kindlasti veel kujunemisjärgus, seda eriti Eestis. Et ma tean, et madalama astme kohtutes on ka neid vaidlusi olnud ja ilmselt on ka käimas. Minu otsing jõudis tulemuseni, et vähemalt ühes asjas on välja mõistetud varalist kahju õigusabikulude hüvitamiseks, mittevaralist kahju vist veel ei ole, aga kindlasti need vaidlused tulevad. Ja need vaidlused võivad tulla lisaks tavapärasele hagimenetlusele ka kollektiivse esindushagimenetluses, mis siis on selle aasta algusest jõudnud Eesti õiguskorda tsiviilkohtumenetluse seadustikku seoses sellega, et Eesti õigusesse võeti üle
üks direktiiv, mis on siis tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagide direktiiv. See direktiiv on laiem kui ainult andmekaitse, ta puudutab tarbijaõigusi, samamoodi erinevate finantsteenuste tarbijate õigusi ja sellega siis luuakse põhimõtteliselt uut liiki menetlus, kus on võimalik esitada 2 tüüpi esindushagisid. Üks on siis see, millega tuvastatakse, et ettevõtja on mingis rikkumises, näiteks rikub GDPR-i ja et keelata siis tal see edasine rikkumine. Ja teine on siis see liik, kus juba määratakse neid individuaalseid õiguskaitsevahendeid kindlaks, näiteks kahju hüvitamist. Kollektiivsed esindushagid, nagu nimi ütleb, seal on keegi, kes esindab neid andmesubjekte. Ja kõige lihtsam on seda teha Andmekaitse Inspektsioonil, kes siis on see pädev üksus, aga see ei pruugi olla ainult Andmekaitse Inspektsioon, et need võivad olla ka tarbijaühendused ja tegelikult võib ka siis nii-öelda ad hoc korras neid esindusüksuseid luua, aga siis on seal üsna keerulised nõuded sellele, et ta peab olema sõltumatu, tal peavad endal puuduma põhimõtteliselt huvid selle hagi esitamiseks, et see ei tohi näiteks oma konkurendi vastu esitatavat hagi hakata rahastama, et seda kõike kohus kontrollib. Dissonants tekib siin sellega seoses, et see kollektiivse esindushagi menetlus on tegelikult hagita menetlus, ehk siis hagi kui sellist seal ei olegi. See pädev üksus on hoopis avaldaja ja siis see ettevõtja, kelle suhtes esindushagi esitatakse, on puudutatud isik, ehk siis meil ei ole hagejat ja kostjat, vaid on avaldaja ja puudutatud isik. Ja GDPR-i mõttes siis seda esimest liiki esindushagi puhul andmesubjekte sellesse menetlusse ei kaasata, küll aga nad siis seal õiguskaitsevahendite kindlaks määramise menetluses saavad esitada avaldusi ja taotlusi selle pädeva üksuse ehk siis avaldaja vahendusel. Ja selle menetluse raames saab taodelda nii lõplikke meetmeid kui ka esialgset õiguskaitset. Põhimõtteliselt on võimalik see, et esialgse õiguskaitse korras mingisugune GDPR-i potentsiaalselt rikkuv andmetöötlus keelatakse kohtuvaidluse ajaks ja siis lõplik tulem selgub hiljem. Et kollektiivset esindushagi saab siis esitada sõltumata sellest, kas see kahju andmesubjektidel on tekkinud. Siin ei tule tõendada ka nagu süüdioõiguse mõttes isiku süüd. Ja mis puudutab seda õiguskaitsevahendite poolt, siis Andmekaitse Inspektsioon saab sellise nõude esitada, kui avaldusega liitub vähemalt 20 andmesubjekti. Tarbijaorganisatsioonid ja need ad hoc korras loodud üksused, nende puhul on see piir natuke madalam, seal oli vist 10 andmesubjekti. Ja need nõuded peavad olema piisavalt sarnased, et need saaks ühes asjas lahendada. Ja mis on hästi huvitav selle mudeli puhul on see, et siia on loodud nii-öelda selline hiline opt-in süsteem. Et ma ütlesin, et siin on 2 erinevat võimalust, 2 erinevat eesmärki, milleks neid hagisid saab esitada, mis ei ole tegelikult hagid. Siis neid võib, aga ei pea esitama koos. Kui need esitatakse koos, siis põhimõtteliselt kohus peaks esimesena tegema nii-öelda vaheotsuse, millega ta määrab kindlaks, et kas tegevus oli siis õiguspärane või ei olnud. Ja kui ta ei olnud, siis see vaheotsus on siduv ja siis on see hetk, kus põhimõtteliselt see pädev üksus kui ka siis see puudutatud isik peaksid tegema teatavaks, et selline otsus on tehtud ja andmesubjektid saavad siis liituda selle õiguskaitsevahendite kindlaks määramise etapiga menetluses. Ehk siis see kindlasti lihtsustab väga palju seda kahjunõuete esitamist just selles vaates, et juba on kindlaks tehtud, et GDPR on rikutud ja põhimõtteliselt nendest eeldustest jääb alles ainult siis see kahju ja põhjusliku seose tõendamise pool. Ja siis, et seda teemat kokku võtta, see artikkel 82 on iseseisev kahjunõude alus, et lisaks sellele võib ju esitada nõudeid ka muudel Eesti õigusest tulenevatel alustel, aga artikkel 82 on iseseisev. Sellel on 3 eeldust, mis ma enne mainisin ja kindlasti ei tähenda selle nõude esitamine, et alati kaasneb rahaline hüvitis. Teinekord piisab ka näiteks vabandamisest või õigusvastasuse tunnistamisest. Et see praktika on alles kujunemisjärgus,
aga see uus kollektiivsete esindushagide süsteem kindlasti nagu laiendab tarbijate võimalusi, ta annab AKI-le uusi pädevusi. TAK-il on siis ilmselt võimalik mingites olukordades otsustada, kas ta algatab selle traditsioonilise järelevalvemenetluse või läheb tsiviilkohtusse, hagita menetlusse. Ja iseenesest see teine variant peaks ju võimaldama andmesubjektidel lihtsamini hüvitisi saada. See on risk, millega ettevõtjad peaksid siis oma compliance'i puhul arvestama. Ja esimesena mul hea meel sisse juhatada meie esineja Justiits- ja Digiministeeriumist Tiina Abo, kes siis räägib meile uuest Euroopa Liidu andmemäärusest ja ka sellest, et mis siis Eesti ettevõtjad selle raames ees ootab. Et palun. Aitäh, tere ka minu poolt. Üks asi jäi siiski, mis mul paluti veel edastada, minu mälu pettis mind praegu, et meelde tuletus lihtsalt, et slaidid me saadame eraldi ka hiljem järgi, et kui tahate pilte teha, värkid võite teha, aga et slaidid tulevad hiljem ka. Aitäh! Aitäh ja tere ka minu poolt uuesti. Ja väga tore on, et sellise määruse vastu huvi tuntakse, et tegelikult see tuli samal ajal välja siis andmete paketiga, kus oli tehisintellekt sees, ja tundub, et tehisintellekt sai palju rohkem tähelepanu kui siis andmete määrus. Aga käime siis põhiasjad läbi ja nagu ma mainisin, siis ta on tegelikult üks 5 suurest määrusest, mis andmestrateegiaga välja tuli ja nad kõik tegelikult on omavahel ka seotud. Aga et mitte siin terve nädal rääkida kõikidest seosest, siis läheks andmemääruse juurde. Mida ta siis teeb, on tegelikult, ta tahab tõhustada ühelt poolt konkurentsivõimelist andmepõhist majandust ja teiselt poolt siis teha kasutajale andmed kättesaadavaks ja siis kasutatavaks, samas toetades innovatsiooni. Ehk siis põhimõtteliselt määrus tegeleb küsimusega, kuidas saaks tekkinud andmeid uuesti väärindada teistes protsessides. Aga enne kui me lähme täpsemalt selle juurde, siis kes peaks üldse võib-olla teadlikud olema või kes selle määruse skoopi siis langevad. Ühendatud tooted, nende tootjad ja teenuseosutajad. Ühendatud toote all mõistetakse siis tegelikult seadet, mis on siis ühendatud internetivõrku, millel on siis niinimetatud IoT ehk siis targa mooduli komponent peal, mis suudab siis tegelikult andmeid koguda selle isiku kohta või ka isikustamata kujul selle siis teenuse või toote kasutamise kohta konkreetses siis toote või siis teenuse kasutamise protsessis. Ühendatud teotega on tavaliselt seotud ka rakendus, ehk siis mingi mobiiliäpp näiteks, mis võimaldab seda juhtida. Ühendatud toote näiteks võib tuua näiteks külmkapi, mis suudab keskkonna jalajälge mõõta ja läbi API saab siis seda külmkapi temperatuuri näiteks muuta. Samuti näiteks nutikellad, mis suudavad inimese pulsi andmeid mõõta ja siis äpis saad ka siis seda nutikella vastavalt juhtida. Ja need turule tootjad ja teenuseosutajad peavad tegelikult olema selle teenuse lasknud turule Euroopa Liidus, olenemata sellest, kus nende tootja enda või siis teenuse osutaja enda siis asukoht on. Ehk siis kui toode on neil Euroopa Liidus turule pakkuv, määrus kohaldub. Samuti kasutajad kohaldub nendele kasutajale, kes asuvad Euroopa Liidus. Andmevaldajad, andmesaajad. Need on siis need, kelle käes kas andmed on või need, kes siis tahavad siis need andmed kätte saada. Andmevaldajad üldjuhul antud kontekstis on siis aga mitte alati, siis selle ühendatud toote siis omanikud. Ja saajad siis võivad olla kas teised ettevõtjad, kellele siis see kasutaja soovib andmeid anda, või kasutaja ise. Ja sama loogika. See valdaja peab olema andmed kättesaadavaks teinud Euroopa Liidus, aga tema asukoht ei ole oluline. Ehk siis, kui ettevõte on registreeritud USAs, aga soovib seda teenust pakkuda või seda toodet, millel on see IoT komponent peal Euroopa Liidus, siis andmemäärus kohaldub. Siis on siin väiksed erinormid, kuhuni me jõuame ka, mis puudutavad tegelikult niinimetatud avaliku sektori asutusi Euroopa Liidu siis erinevaid organeid ja siis saavad esitada erandolukordades taotlusi andmete kättesaamiseks.
siis andmetöötlusteenuste osutajad, eelkõige pilvetöötlejad, näiteks serveri taristupargi pakkujad. Siin on ka oluline, et klient tasuks Euroopa Liidus, nende enda asukoht ei ole eriti määruse kohaldamise vaatest oluline. Ja tegelikult siis andmeruumi osalejad, ehk siis siin on ka teatud koostalitlusvõime sätted andmeruumidele ja nutilepingutele. Nutilepingud ei pruugi olla praktikas ei nutikad ega lepingud, tegemist on siis arvutiprogrammiga, millel on eelseadistatud mingid teatud tingimused ja siis nende tingimuste rakendamisel siis see programm rakendub, teeb siis automaatseid otsuseid põhimõtteliselt. Bitcoini maailmast on see maailm kõige võib-olla lihtsam aru saada, et kui on detsentraliseeritud süsteem, siis mitmete erinevate botide vastu siis kontrollitakse näiteks lepingu kehtivust. Ja määrus siis ise tegelikult jaguneb sisult päris paljudeks erinevateks peatükkideks. Esimene peatükk tegelikult räägibki siis sellest, või esimene peatükk on üldistatud, aga esimene sisupeatükk, ehk siis teine peatükk räägib tegelikult sellest, et kuidas andmed toimuvad. Andmevahetus toimub siis ettevõtja vahel ja ettevõtja tarbija vahel. Just nimelt nendes kontekstides, kus tootel või teenusel on peale pandud siis see niinimetatud tark moodul ehk siis IoT. Ja tegelikult kasutajal tekibki siis võimalus neid andmeid siis öelda, et kas palun jaga teise ettevõtjaga või anna need andmed mulle välja. Need võivad olla nii isikustatud andmed kui isikustamata andmed. Ja võib-olla lihtsalt väikese märkusena mainin, et määruse puhul, erinevate peatükkide puhul tuleb hästi tähelepanelikult vaadata, milliste andmete kohta see kehtib. Ehk siis mitte kõik sätted ei kehti isikustatud andmete kohta. Ja seda siis tuleb tegelikult tähele panna. Ehk siis andmemäärus tegelikult ei kirjuta üle ICÜMi reegleid, ta lihtsalt täiendab teatud komponentide osas nõudeid, siis mida siis kasutajale peab näiteks teavitama. Ja need sätted, mis on siis isikustamata andmete kohta, need siis tegelikult lihtsalt loovad selle raamistiku. Nii, ehk siis esimeses punktis võivad olla nii isikustatud kui isikustamata andmed. Mis see ettevõtja peab tegema, kui ta neid andmeid kogub, on see, et ta peab kasutajale tegelikult teavitama, milliseid andmeid ta kogub, ehk siis mis liiki andmeid, näiteks teleri, ma ei tea, heledusandmeid, nutiteler, millise sagedusega, kuidas kasutaja need kätte saab lihtsasti, ehk siis tegelikult ei tohi kasutajale nende andmete kättesaadamist väga keeruliseks teha, aga samas ei tule anda välja selliseid andmeid, mis koormavad ebaproportsionaalselt kuidagi seda siis ettevõtjat. Ehk siis kui ettevõtja peab toote ära lammutama selleks, et need andmed kätte saada, siis ilmselt ei ole väga proportsionaalne meede nende andmete kätte saamiseks. Ja tegelikult me ütleme ka kasutajale seda, et mis aja tagant ta neid andmeid siis uuendab. See peatükk ei kohaldu tegelikult sellele, et kui on tuletatud andmed, et kui ettevõtja mingid andmed on kokku kogunud ja mingi andmeanalüüsi sellelt pinnalt ära teinud, siis nendele andmetele see määrus ei kohaldu ja nende andmete väljaandmist kasutaja sellisel kujul nõuda ei saa. Ja samuti ei saa nõuda selliseid andmeid või selliseid siis elemente, mis on kannustatud mingite muude õigustega, näiteks intellektuaalse omandi õigusega, kui mul on nutiteler, mis kogub siis mingeid teatud andmeid selle kasutaja kohta, siis, ja telekast jookseb film, siis selle filmifaili ma endale küsida ei saa, sest see jooksis minu telekas ja võib-olla see telekas seal mingeid andmeid selle kohta kogus, sest see on kaitstud intellektuaalse omandiga, aga teleri tootjalt saan välja küsida näiteks andmed mingi teleka heleduse kohta, heli kohta, ma ei tea, kasutus efektiivsuse kohta, kõikide selliste asjade kohta. Ja tegelikult neid andmeid siis saab kasutada tegelikult erinevateks otstarbeteks, näiteks järel- ja kõrvalteenusteks, ehk siis on lubatud kasutada näiteks andmeid kindlustusvaldkonnas tingimuste siis tõendamiseks, aga neid andmeid ei tohi ettevõtjalt küsida selleks, et luua konkureeriv toode turule, ehk siis konkureerida selle sama ettevõttega tegelikult.
Ja mis puudutab siis ärisaladus, siis ega see ei ole aknast välja visatud, ärisaladuse reeglistik kehtib. Ka kasutaja peab hoidma siis talle teadavaks saadnud ärisaladust konfidentsiaalsena olukorras, kus tal on seda teavitatud, ehk siis enne, kui need andmed välja antakse, tuleks poolte vahel siis kokku leppida, milline see saladus, millise kaitsega ja millisi siis vahendeid või tehnilisi õiguslikke tuleb siis rakendada. Siis teine säte tegelikult räägib ettevõtjate andmete vahetamisest olukorras, kus siis on seadusega ette nähtud, sealhulgas näiteks andmemääruse eelmise peatükiga, mis ma just rääkisin, et millised siis kohustused kehtivad. Ja näiteks ettevõtjale vahelises suhtes siis võib tegelikult võib nõuda siis väikest tasu nende andmete ülekandmise eest, aga mitte rohkem, kui on vajalik siis selle säilitamiseks, ülekandmiseks, ehk siis mingeid andmevahetusplatvorme selle raha eest välja ehitada ilmselt ei saa. Siis väga suur plokk on ka tegelikult ebaõigete lepingutingimuste sätted, lepinguvabandus kohaldub ikkagi ja see ehitab tegelikult sinna peale siis regulatsiooni, mis puudutab seda, et kui andmeid vahetatakse, et siis ei tohi see ettevõtja, kellel on siis suurem positsioon või tugevam jõud, siis nõrgemale tegelikult ette kirjutada mingeid ebaõiglaseid tingimusi. Need ebaõiglased tingimused on määruses sätestatud, näiteks ta ei tohi öelda, et mina üksinda tõlgendan lepingut andmevahetuse osas ja sina allud minu tõlgendusele. Ehk siis kõik sellised lepped on tühised, kui see suudetakse siis ära tõendada. Ehk siis tegelikult on see, mis Euroopa Liidus üldse viimasel ajal on tulnud, on siis selliste väike- ja mikroettevõtete kaitsesätted. Ja see on siis see üks näide. Ettevõtja ja asutuse vaheline suhe. Ka siis valitsusel on õigus teatud andmeid välja küsida, aga see peab olema siis erandolukord. Ja erandolukorrad on siis jagatud selliseks 8 erinevaks tüübiks, ehk siis üks on sellised ütleme sellised vääramatust jõust või sellised tingimused, mis siis nõuavad siis andmete väljajagamist, näiteks mingi looduskatastroofi puhul on vaja mingeid ettevõtja andmeid kätte saada selleks, et selle siis katastroofiga tegeleda. Või siis ka tegelikult on võimalik erandolukorras nõuda selliseid andmeid välja juhuks, kui on vajalik mingi olukorra lahendamiseks, mis ei pruugi olla nii eraolukord oma olemuselt, kuivõrd lihtsalt kõigi siis hüveks ja avalikes huvides. Näiteks on võimalik siis välja küsida koond- või anonüümiseeritud andmeid selleks, et parandada, liiklussõlme läbilastavusvõimet. Aga siin on see piirang valitsusele, et valitsuse asutus tohib seda küsida ainult ühe korra, ehk siis ta ei tohi käia ettevõtja juures iga kuu, et anna mulle nüüd uued andmed, et seda olukorda siis monitoorida, ehk siis niinimetatud ühekordse küsimise põhimõte on see sisse viidud. Ja üldjuhul eeldatakse, et siit isikustatud andmeid ei tule väga erandlikel olukordadel, kui see on põhjendatud, üldjuhul peaks nad tulema siis mingi statistiliste koondandmetena või siis kui ei ole võimalik seda, siis mõelda selle peale, et need isikusandmed ennem anonüümiseerida, kui siis edastada edasi. Andmetöötlusteenuste vahetamine puudutab eelkõige pilve ja serveri siis teenusosutajaid, ehk siis põhimõtteliselt miinimumnõuded selleks, et kasutajaid ei kirjutataks kinni, sest üks probleem, millest andmemäärus alguse sai, oli see, et John Deere traktorid olid kõiges süüdi ja ühesõnaga tarbija siis kirjutasid kinni niimoodi, et tarbija ei saanud seda toodet enam parandada, kui ainult ühes konkreetses kohas ja selle eest esitati talle hästi suur arve. Et siis tegelikult teatud siis teenuseid peab kasutaja saama vahetada niimoodi, et teda kinni ei kirjutata, ehk siis luuakse sellised miinimumnõuded. Kolmandate riikidele siis edastamise siis nõuded või õigemini takistused ja siis mida siis tagada selleks, et see kaitseväärtus oleks sama ka välisriigis, sätestab samuti see määrus,
Aga siin on nüüd see aga, et kui me räägime isikustatud andmetest, siis me vaatame ICÜM-i, mitte andmemäärust. Andmemäärus räägib siis isikustamata andmete kolmandasse riiki edastamisest. Ja kõige viimasena võib-olla see pannakse sellised koostalitlusvõime sätted, ehk siis ilmselt olete kuulnud, et andmeruumid on Euroopa Liidus tugevasti teemaks, kus siis teatud valdkondades võimaldatakse siis turvalises keskkonnas andmeid vahetada, teadustööd teha ja nii edasi. Ja see määrus loob siis tingimused selleks, et see andmeruum ennast silosse üksinda kinni ei kirjutaks. Ehk siis, kui kasutaja tahab terviseandmeruumist oma andmed kätte saada, siis ta võib ka nad sealt välja saata ja vajadusel siis jagada ka teise andmeruumiga, teise teenusega. Ehk siis kõik, ütleme siis, kasutajale antakse päris suur võim ka oma mitte siis isikustatud, kuid enda siis tekitatud andmete osas, mille ta on siis tekitanud selle toote kasutamisega. Aga see kõik siis tähendab seda, et kasutaja peab selle protsessi algatama, ehk siis kasutajalt ei saa nõuda, et ta need oma andmed sealt ühendatud seadmest siis välja võtaks ja teisele ettevõtjale annaks. See peab siis tegelikult olema kasutaja enda soov ja tahe. Ja see oli siis lühidalt siis sisu, aga mida siis veel oodata või mis tuleb? Ehk siis liikmesriigid selleks, et rakendada seadust, nimetavad sellise pädeva asutuse üks või mitu. Eestis tundub, et me kaldume praegu mitme poole, läbirääkimised veel käivad, aga arvestades seda, et tooted ja teenused, millel võib olla see IoT komponent peal, võivad olla väga erinevas valdkonnas ja alluda siis väga erinevale järelevalvele ka meie siis asutuste mõistes. Kui me võtame näiteks mänguasjad, masinad, me vaatame TTJA poole, me võtame meditsiiniseadmed, me vaatame Terviseameti ja Ravimiameti poole. Ehk siis seda ühtlustada ühe määrusega tundub natukene keeruline. Aga eks siis näeme, läbirääkimised käivad, aga ilmselt lähtume siis sarnasest loogikast, nagu me täna toote ohutuse ja siis harmoniseeritud toodete teenuste valdkonnas oleme lähtunud. Ja kui me nimetame mitu pädevat asutust, siis me peame tegelikult nimetama ühe koordinaatori, kes aitab kogu seda asja siis ära manageerida, ehk siis kasutaja ei pea teadma, millise asutuse poole ta pöördub, tema saab koordinaatori poole pöörduda ja koordinaator ütleb talle, et lugupeetud kasutaja, et saadame selle päringu näiteks TTJA-sse, kuna see puudutas lifte. Ja nagu ikka, meeldib Euroopa Liidule selleks, et jõustada oma siis reeglistikku, karistusnorme kehtestada. Ta on ette näinud ütleme siis tegevused, millele me karistusnormid peame kehtestama ja maksimaalsed piirmäärad ja Eestile peavaluks ikka sisse toonud ka haldustrahvi mõiste, et me saaksime ikkagi kõvasti mõelda, et milleks seda siis kvalifitseerida antud määruse kontekstis. Ega midagi muud liikmesriikide puhul ei oodatagi. Kui mõni säte läheb veel vastuollu või on meil vaja siseriiklik õigus siis üle vaadata, näiteks see sama tasude küsimus ka business to business mudelis, siis need rakendussätted lihtsalt juurde. Aga kuna määrus on otse kohalduv, siis enamusreeglid jõustuvad otse ja neid ei tohi siis kopeerida siseriiklikku õigusesse. Ja mis ajast me siis kohaldame? Määrus kohaldub siis 3 osas. Enamus asju kohalduvad tegelikult juba selle aasta septembrist. Seega põhjus, miks meil eelnõu on ettevalmistamisel. Suuresti siis 3. ja 4. peatükk, ehk siis mis puudutavad IoT sätteid ja ebaõiglaseid siis lepingutingimusi, on samuti sellel aastal. Rollid, karistused, kõik tulevad välja sellel aastal. 2006. aastaks siis annakse tegelikult üks erinorm, mis puudutab tegelikult artiklit 3 sellest määrusest ja siis kohustus teha siis tooted andmed siis kasutajale ligipääsetavaks, juhul kui see toode või teenus on siis turule lastud peale 2026. aastat, ehk siis need erinõuded. Ja natuke pikem tähtaeg siis antakse tegelikult nendele ebaõiglastele lepingutingimustele, juhul kui leping on siis sõlmitud enne jõustumistähtaega ja kehtib siis 10 aastat pärast selle kehtivuse lõppu või on tähtajatu leping, ehk siis juba olemasolevale asjale antakse siis lihtsalt pigem rakendustähtaeg selleks, et
tegevus ja lepingutingimused kooskõlla viia. Ja ma lisasin siia paar sellist üldisemat materjali ka, mis võib-olla, kui slaide jagatakse, on head vaatamiseks. Et komisjon on tegelikult vastanud sellistele üldistele küsimustele, mis on tekkinud. Siis andmemääruse enda tekst ja kes päris tervet teksti ei viitsi lugeda, siis andmemääruse osas on komisjon teinud ka lühikokkuvõtte koos konkreetsete näidetega, mida siis tegelikult mõeldud on ja kus see siis taust tuleneb. Aga ma tänaks enda poolt ja olen siis lubanud rääkida tarneahela juhtimisest, siis natuke spetsiifilisemalt võib-olla andmekaitse ja küberturvalisuse vaatest, kuigi etteruttavalt võib öelda, et see tarneahela juhtimine juristi poolt on üsnagi nagu sarnane või universaalne ühest küljest. Aga siin siiski mingisuguseid nagu omapärasid on. Kui me nagu teemasse sukeldume, et siis esmalt tekib üldse küsimus, miks sellest on oluline rääkida, miks me räägime tarneahela juhtimisest, et kui me räägime nagu andmekaitsest, küberturvalisusest, et traditsioonilist, kui tarneahelat juhitakse, et siis ikkagi on see, et ma ei tea, et toodate mingit asja, et kõik komponendid jõuaks nagu õigel ajal kohale, et mis kiirusega nad jõuavad, mis ajaks nad jõuavad, mis hinnaga, et kõikidele muudele küsimustele võib-olla äripool on natuke vähem nagu rõhku pannud. Nüüd me jõuame nagu sinna, kus väga selgesti siis õigusaktid kohustavad teatud aspektides siis saavutama kokkuleppeid. Seda võib isegi nagu tinglikult öelda, et lepingu vabadust piiratakse. Meil on ette nähtud ka nagu kohustuslikud lepingu tingimused või punktid, mis peavad olema siis tarnijatega kaetud. Ja need ei ole väga üldse mingid suksed nagu lihtsad või triviaalsed punktid. Kogu see taust võib-olla seondub otseselt ka sellega, et kõikvõimalikud riskid küberturvalisuse mõttes, andmekaitse riskide mõttes, et need riskid, mis võivad tuleneda tarneahelast, on ajas suurenenud ja kindlasti suurenevad edasi, sest tänapäeval raske tegelikult ette kujutada, et keegi tekitab mingisuguse toote või teenuse, mis on nagu täiesti stand-alone, mis ei sõltu mõnest välisest või kolmandast teenusepakkujast. Kõik on hästi-hästi omavahel seotud. Kindlasti pole vähetähtis see, et kui me jätame selle tarneahela küsimused tähelepanuta, sellega kaasneb vastutus, et me oleme jätnud täitmata mingisugused hoolsuskohustused, meil on uued valdkondlikud regulatsioonid, mis näevad ette juba mitte ainult siis õigusakti adressaadi vastutuse, vaid ka nende juhatuse, juhtorganite, liikmete vahetu vastutuse. Et see regulatiivne maailm käib käsikäes ka sellega, et tuleb suurem vastutus, trafimäärad tegelikult on ka suuremad, need protsendid ei pruugi enam ainult 4% piirduda, mis on siis kontserni konsolideeritud käivesteks. Et me võime teoorias näha ka suuremaid summasid, kui juba mitu korda välja lõigatud 20 miljonit. Tõsi, Eestis võib-olla koheselt mitte, aga teoreetiliselt siiski võimalik. Ja kõike seda läbib siis kui vastutuse põhimõte, see on tuntud GDPR-ist. Jah, ma kasutan GDPR, et ma tean, Keeleinspektsioon ei ole täna kohal, aga andke andeks, et GDPR siis ka kehtestab selgesti vastutuse põhimõtte ja see kehtib kõikide teiste, tinglikult kehtib ka teiste nende küberturvalisuse õigusaktide puhul, et see õigusakti adressaat peab siis tegelema sellega, et ta täidaks siis õigusakti nõuded ja oleme suutelised hiljem ka tõendama. Ja see tähendab seda, et me peame olema suutelised näitama ära, et me oleme nagu midagi teinud. Me peame seda asja dokumenteerima.
ja ei saa üle ega ümber sellest, et järelevalve aktiivsus kasvab. Et hea oli kuulda, et AKI suund on jätkuvalt see, et rohkem nagu turgu hariv, aga me ei saa välistada, et mõni teine ametiasutus ei kaldu rohkem nagu selle spektri peal sinna inkvisitsioonilise nagu suhtumise poole. Et meil on seoses nende valdkondlike regulatsioonidega juhtumas see, et meil tuleb palju regulaatoreid. Et olgu selleks siis Finantsinspektsioon, TTJA, Riigi Infosüsteemi Amet, et tuleb juurde ja juurde. See on see taust. Nüüd see tabel on natuke pealiskaudne ja see on minu kiiksuga tehtud, et rohkem nagu lepinguõiguslikust vaatest. Sest ma tahan oma ettekandes just keskenduda selle nagu lepinguõiguslikule poolele või lepinguõiguslikule vaatele tarneahela juhtimisel. Et kindlasti need mõjud tarneahelatele, see nagu võiks nagu palju detailsemalt lahti kirjutada, aga see nagu, need nagu läbivad jooned on siis see, et võivad olla kohustuslikud lepingutingimused või teemad, millest peab olema kokku lepitud. Ma usun, et enamus siit saalist on juba kokku puutunud andmetöötluslepingutega, et GDPR artikkel 28 näeb ette terve kataloogi siis punkte, mis peavad olema kaetud. Samuti siis võib-olla mingite mudellepingute kasutamine isikuandmete piiriülese edastamise korral, kohustuslikud mingisugused lepingutingimused või siis olukorrad, kus lepinguvabadust on piiratud, näiteks needsamad need fair and reasonable terms, millest eelmises ettekandest juttu oli. Et võid küll nagu vabalt tingimusi luua, aga need ei tohi siis olla ebamõistlikult kuidagi nagu teist poolt kahjustavad. Ja lisaks siis nagu põhiliselt välja toodule, et meil on tulemas terve trobikond nagu muid õigusakte, millel võib olla ka nagu siis vahetu mõju tarneahela juhtimisele. Et kui me nüüd nagu räägime sellest, et kuidas see nagu siis juristidele nagu peavalu tekitab, et siis eelkõige esimene nagu ja praktikas, mida me näeme palju, on see, et igal organisatsioonil on väga palju tarnijaid. Ja see on hea uudis, kui tegelikult üldse on mingisugune kaardistus või teadmine olemas, kes on meie tarnijad. Ütleme siis GDPR-i auditite raames nagu see seondub sellega, et kes võivad olla meie vastutavad töötlejad, aga nüüd, kui me läheme siia küberi poole, et siis tarnijate kataloog või hulk võib olla märksa suurem. Kõikide nendega on siis reeglina juba sõlmitud lepingud, mingisugune õigussuhe on paigas. Igal tarnijal või iga tarnija puhul võib olla see nagu leping isemoodi, sõltuvalt sellest, millist toodet või teenust tarnitakse, aga need lepingud võivad olla samas valdkonnas ka väga erinevad. Ehk et see ei ole see nagu arvutikood, mis lähtub matemaatilistest eeldustest, vaid et sul ongi väga erineva sisuga teosed, mille sa pead kuidagi nagu ühise nimetaja alla tooma. Ja loogiline on see, et vanad kaua aega nagu paigas olnud lepingud pikaajaliste koostööpartneritega, need kindlasti nagu vahepeal tekkinud regulatsioonidega ju ei arvesta. Iseenesest see tähendab seda, et meil on möödapääsmatu see, et me peame need vanad lepingud avama. Ja see on ka asi, mida nagu tegelikult väga nagu keegi teha ei taha. Aga need peab avama. Muidu juhtub see, et me ei täida hoolsuskohustusi. Ja probleemi tekitab ka kogu see nagu alltöötlejate allhankide jada tuvastamine. Et siin eile huvi pärast lihtsalt vaatasin mõne suure platvormi, need nimekirjad on kõik avalikud, et kes on meie alltöötlejad. Microsofti näiteks oli see dokumentil 13 A4. Et üsna tihedas kirjas, et proovige siis sealt aru saada, et formaalselt on kõik korrektne, aga et millised sealt nimekirjas siis konkreetselt nagu meile teenust osutavad, et kes selle jadas nagu osalevad.
kindlasti on see, et siis, mis siin juba varasemalt on küsimustega tõstatud, et kuidas siis nagu kuidas saavutada see riskide ja sellele vastava vastutuse tasakaal, et see on ka selgelt, ütleme, et kas see on täiesti tasakaalust ära või pole üldse määratletud. Ja kogu selle asja nagu kurb pool on see, et iga leping, mis me avame, et see toob paratamatult kaasa vajaduse pidada läbirääkimisi, selline kulub aega, sinna kulub ressursse. Ja et teha siis juristide elu nagu võimalikult lihtsaks, on ju, neid õigusakte on tohutult palju, need tihtilugu kohalduvad paralleelselt, nad opereerivad sisustamata õigusmõistetega, tõlgendamine on subjektiivne ja siis selles rägastikus tuleb kujuda. Kui nüüd rääkida siis sellest, et kui meil on selline olukord, kus me hakkame sõlmima mingeid uusi lepinguid, et siis see on nagu mõnevõrra lihtsam, et seal sellised praktilised soovitused, eks, et ikkagi, et see nõuetele vastavusega tuleneks tegeleda juba siis nagu selles nagu hanke faasis, et kui otsitakse endale koostööpartnerit, et siis need kohustuslikud lepingu tingimused oleks kaetud, mis nagu tegelikult natuke etteruttavalt ütlen siis seda, et kuhu see langeb siis nagu juristi roll organisatsioonis, et oluline on siis koostööga hankeosakonnaga või siis ärifunktsiooniga, kuidas iganes see nagu erinevates organisatsioonis nimetatud on. Siis soovitus on kasutada võimalikult standardseid lepinguid, kus siis muudatusi teha pigem nagu erandkorras. Võimalik on kasutada siis vastavalt tarnija riskile erineva siis kanguse astmega lepinguid, aga et kõik see nagu muudab seda nagu tarneahelaga lepingute sõlmimise protsessi lihtsamaks, sujuvamaks. Kontrolli nimekirjad väga oluline, et kogu asi ju algab nagu nii GDPR-i kui ka küberturvalisusega seotud riskide juhtimisest sellest, et me peame sisuliselt auditeerima oma tarnija, enne kui me teda kasutama hakkame. Peame tegema mingisuguse eelneva kontrolli due diligence'i. Ja loomulikult, kui me mingit uut lepingupõhja teeme, et me peame tegelikult ka tulevikku vaatama, et eriti sellises keskkonnas, nagu me täna oleme, kus uusi õigusakte tuleb peale, nagu kuidas see oli, Vändrast saelaudu, ma tahan sealaudu öelda, või mul oma peas. Nii, aga ja siis on meil alati nagu see kokkupõrge jällegi, et kuidas me siis tegeleme tugevate tarnijate, kes suruvad jällegi enda lepingu põhjaselt peale, kus nagu tasakaal on paigast ära, et ka seal peaks mõtlema mingisuguste strateegiate peale, et millised on meie nagu need punased jooned, mida me ei ületa, millised võiksid olla nagu meie nagu kontrad, kas see jääb siis kommertstingimuste tasandile. Ja ma soovitan tegelikult ka nende tugevate tarnijate tingimusi hoolikalt läbi kontrollida, sest tihtilugu seal on mingid teemad, mis on kohustuslikud, on katmata jäänud. Aga see kohustus on just nagu teie kui nagu tellija poole peal veenduda, et need seal oleks. Ehk et sellised huvitavad probleemid. Ja nüüd, kui me räägime nagu olemasolevatest lepingutest, seal läheb asi nagu võib-olla veel isegi kirjulikumaks, et kõik see, mis ma rääkisin uute kohta, see kehtib ka. Aga siin on siis see, et tuleks nagu teha esimene nagu esmane audit, nagu lünkade tuvastamine, kes on meie tarnijad, millised asjad nendest lepingutest puudu on. Ja nendel organisatsioonidel, kellel on väga-väga palju tarnijaid, on arusaadav, et kõigega ei ole võimalik korraga tegeleda. See lihtsalt ei ole mõeldav. Ja seal siis tuleks mõelda mingisugust põhimõtet, kuidas prioritiseerida. Loogiline on see, et mida kõrgema riskiga sul on tarnija, on selleks siis see, et tema kätte liiguvad mingid väga tundlikud isikuandmed või et temaga on seotud siis kõrgemad küberturvalisusalased riskid näiteks toimepidevusele, et nende lepingutega peaks tegelema esimese järjekorras. No siis niimoodi aste-astmelt minema. Ja siis võiks olla mingisugune tegevusplaan välja mõeldudeks, et kuidas mis tegeleme need olemasolevate lepingutega, et kas me saame neid üldse, mõnede lepingutega lihtne, me saame, kui on mingi regulatiivsed muudatused, me saame neid ühepoolselt muuta. Seal võib olla lihtne, seal saadad mingi standardlepingu välja ja nagu
enam lähevad asjad sujuvalt. aga meil võib olla terve nagu posulepingud, kus me ei saa ühepoolselt midagi muuta. Me peame siis nagu need avama, me peame võib-olla õnnestuma nagu pakkuda standardlisa, aga võib-olla me peame nagu tegema mingi täiesti nagu ad hoc lahenduse. Aga see tuleks nagu kõik nagu enne läbi mõelda, kui tegutsema hakata. Ja siis jällegi olemasolevate lepingut, nagu ma mainisin, keegi ei taha olemasolevaid lepingud avada, sealt tuleb pushback reeglina. Tarnijad ütlevad, et okei, sa tahad siin umbes nii pika 3A4 ja uusi nagu küberturvalisuse tingimusi mulle pähe määrida, ma tahaks oma teenuse hinda tõsta. Mis me teeme? Et need on need küsimused, mis paratamatult tõusetuvad. Ja ütleme, et kui eeldame, et kõik uute lepingute ja vanade lepingute uuendamine on läinud kenasti, siis seal need kohustused ei lõppe. Et me nii siis GDPR-i vaatest kui ka küberturvalisuse õigusakti vaatest peame meeles pidada, et see kõik on pidev protsess. See ei ole niimoodi, et ühel hetkel saavutasin kooskõla ja siis ma jätan selle kogu asja riiulile ja ei tegele. Et pidev protsess võiks olla mingisugune raamistik välja mõeldud, et kuidas siis seda vastavust jälgida saab. Et võib-olla siit slaidi pealt ma rõhutaksin siis seda, et seesama see intsidentide juhtimine, et see muutub järjest nagu olulisemaks. Et kas teil on nagu mingisugune protsess paigas, et teil võib olla lepingus täiesti selge kohustus, et teie tarnija kohustub teid teavitama intsidendist. Ja ta teavitabki. Aga kuidas nüüd hakkab teie organisatsioonis siis pall veerema? Kellele teie omakorda eskaleerite? Millised on teie järgmised sammud? Need on ka asjad, mille peale peaks siis nagu ette mõtlema ja olema pidevas valmisolekus. Ja siis teise teemana siit slaidilt tahaksin jällegi rõhutada seda dokumenteerimiskohustust. Et see tegelikult on A ja O, et eriti siis need, kes tegelevad lepingutega, tarneahela juhtimisega, et dokumenteerige kõik sammud, et kas te olete aeg-ajalt kontrollinud tarnija sertifikaadi kehtivusi, on seal mingid muud nagu vahehindamised, SLA-d, et hoidke seal näpu peal. Mis kokkuvõtvalt soovitused, et osa ma siin mainisin juba ära, aga viimase sõnana võib-olla siis, et tulen tagasi selle juristide ja õigusosakonna nagu rolli juurde organisatsioonis, et see funktsioon peab järjest rohkem tööd tegema kõikide teiste funktsioonidega, olgu selleks hankeosakond, olgu selleks tootearendus, et sama mainitud juba kõigile tuttav lõimitud andmekaitse, et tegelikult see asi algab juba nagu kõik tegevused algavad õigusosakonnas saadava sisendit arvestades, et kui jõutakse mingi toote või teenusega sellisesse elutsüklisse, et need nagu õigusnõuded tulevad nagu liiga hilja laua peale, et siis võib see organisatsioonil olla nagu koletult kulukas. Siinkohal ma siis viimase mõttena ütleksingi, et need, kes on siin juristid saalis, need juba ilmselt teavad seda raskust, aga need, kes on juhid, et siis julgustan õigusosakonnale tagama vastavad ressursid, et nad saaks oma kohustusi täita. Minu poolt praegu kõik. Kas tekkis kellegi küsimusi? Ta alustab Keijo Kärdla, Howden kindlustusmaklerist, ja siis hiljem jätkab Oliver Ämarik Sorenist, kes on siis meie finants- ja kindlustusõiguse ekspert. Nii, palun. Tere kõigile, et ma räägin siis teile täna küberkindlustusest. Natuke kõigepealt nagu tutvustan ennast, et ma olen Keijo siis ja ma olengi spetsialiseerunud just siis küberkindlustusele, et mõistmaks seda, teha seda nagu klientile arusaadavaks, et seal on väga palju IT-spetsiifikat. Et kui seal hakata kõiki termineid välja tooma, siis ma arvan, et enamus inimesed siis arvavad, mida need tähendavadki üldse ja siitpool saan mina olla siis nagu toeks. Ja siis ka natuke nagu Howdenist, et Howden on suur grupp Londonist, et meil on üle 20 000 inimese,
meid on päris palju ja me oleme esindatud siis 55 riigis praeguse hetke seisuga, võib-olla nüüdseks juba rohkem, pole kindel. Ja meil on eraldi küberosakond, kes siis tegelebki just selle küberkindlustusega, mis on hästi kasvav ja praeguse hetkeks meil on umbes 150 spetsialisti üle maailma, kes siis spetsialiseeruvad just ainult küberkindlustusele ja tegelevad sellega. Mida siis küberkindlustus ennast hõlmab? Esmane osa ongi siis kriisijuhtimine, ongi 24/7 kriisiabi, sul on juhtum, sind aedatakse, sinuga tegeletakse, suunatakse. Sinna lisaks ka veel siis IT-riski juhtimine, kuidas seda juhtida, kuidas seda teha ja siis kõik PR ehk siis nagu avalike suhete pool. Mida te peaksite avaldama, mida te ei peaks avaldama, et see on nagu hästi oluline just esimeses osas, kui see intsident on juhtunud, sest siin on erinevad ettevõtted, kliendi info, krediidiinfo, väga palju olulisi asju. See on esmased väljaminekud ja kulud, ongi siis see intsidendile reageerimine, kriminalistika, uurida, miks, kes, mida, kuidas tehti, samamoodi jälle PR ja siis on ka krediidiseire. Erinevad paranduskulud, siis kas siis füüsiliselt või siis nagu sisemiselt süsteemide taastamiseks. Ja üks hästi oluline, ma arvan ka, mis nagu päris paljude jaoks on nagu hästi tähtis, on siis just see äritegevuse katkemine. Et siis kui intsidendi tõttu teil on äritegevus on katkenud, te ei saa tööd jätkata, te ei saa meile välja saata, liinid seisavad, mida iganes, et sellega tekivad väga suured kahjud. Lisaks kogu intsidendi nagu tegelemisega suurenevad ka sul tööjõukulud. Sul võib olla IT-osakond, kes tegeleb asjadega, aga kui sul on IT-osakonnas on sul 2 inimest, ükski neist ei ole tegelikult küberspetsialist, ta ei tea täpselt, kuidas mida teha, selle jaoks neil on vaja väljaspoolt abi ja isegi kui ta suunab oma maja sinna, et selle intsidendiga tegeleda, siis kõik muud asjad seisavad selle tõttu. Erinevad viirused, häkkimised, väljapressimised, väga levinud, ransom, ja siis ka muidugi seaduslikud uurimised ja trahvid, siis kõik need GDPR-id, mis siin kõik on juba mainitud, see on kindlasti osa sellest ja see aitab sind selle olukorras ja ka reaalselt nagu trahvide juures siis kindlustus ka katab neid. See on kolmas osapoole vastutus. See ongi siis kõik need erinevad tarnijad, sest ma usun, et siin on väga paljudel, kellel on nagu ettevõttes on väga palju tarnijaid ja ülimalt tihti tekibki just nende tarnijate tõttu mingi probleemid, sest nad ei pea oma küberhügieeni oluliseks. Seal on võib-olla mõni pahatahtlik töötaja või paroolid on nõrgad ja siis sealt tekib intsidente väga kergelt. See ongi, sellega tulebki see kübervastutus, privaatsusvastutus, meediavastutus ja samamoodi ka seaduslikud uurimised ja trahvid. Selleks, et saada seda kindlustust, me oleme teinud selle asja hästi lihtsaks. Meil on 4 põhiküsimust ainult. Tahame ettevõtte nime, valdkonda, kus te tegelete, veebilehte ja siis viimaste müügikäivet. Selle põhjal me saame anda hinnangu ja ka nende 4 küsimuse põhjal me saame ka teha skänni, kus me nagu väliste võimaluste kaudu, mida ka nagu häkkerid näevad, vaatame ära teie nagu küberhügieeni. Me näeme sealt selle info ära, mis on see põhiline, kas teil on kuskil teie andmed on kuskile lekkinud või mingid muud puudujäägid on olemas. Ja esmased nõuded, mis on tegelikult on, ma arvan, et on iga ettevõtte A ja O tegelikult, ongi siis MFA omamine, mitmikautentimine ja IDR, ehk siis otspunkti ohuavastus ja reageerimine. Need on nagu 2 põhilist asja, mis on küberkindlustuse omandamiseks nõuded. Kui sul need on olemas, siis tegelikult ei ole meil probleemi teile pakkuda seda kindlustust. Need on nagu põhitingimused, aga kindlasti see küberkindlustus ka võimaldab teil seda kogu hügieeni ja teadlikkust arendada kogu aeg. Selles mõttes te ei pea ju tegema suuri uuendusi kogu aeg, need on väga kulukad, IT-kulu aina kasvab iga aastaga kogu aeg. See võimaldabki teil nagu arendada ennast järk-järgult. Teil on jah, võib-olla mingid puudused, aga seal kehtib ka selline kerge see liiklusfoori eesmärk, ehk siis sul on punane, kollane ja roheline tuli. Punastega sa ilmselgelt tahad kohe tegeleda, aga kollased sa võid vaadata, aga kindlustus aitab sul liikuda nende asjadega ainult parema poole. Eks sul võib tõesti olla et väga hea kaitse, sa oled 100% kindel, et mitte keegi kunagi ei tule läbi, aga alati on seal kuskil üks väike tagauks, kus keegi leiab selle viisi. Või siis, nagu ka on andmetest välja tulnud, on see, et põhiliselt ikkagi on inimfaktor. Ehk siis töötaja, kes lasti lahti, olid nõrgad paroolid, sai kurjaks nende peale, juhtkonna peale ja ta teebki seda meelega. Või siis keegi isik lihtsalt leiab tema ja ongi nagu, et kuule, tema käest saab need paroolid kätte ja ma saan selle, mis ma tahan. Et see on nagu ülimalt lihtne. Ja siis on ka IT ja OT süsteemide segmenteerimine, aga see on just oluline nagu tootmisettevõtete puhul.
et ei oleks kõik asjad kohe kõik ühes avalikus võrgus. Ma arvan, et siin iga inimene, kes natukenegi isegi võib-olla võtab pool päeva, et kuidas nendest süsteemist sisse saada, saaks ka hakkama tegelikult sellega. Või siis mustalt turult saab ka ransomware'i programmi $20, mis on ära testitud ja tegelikult ka toimib, kui inimene piisavalt ei süvene asjadesse. Ja siis vastavalt ettevõtte käivetele siis see nõuete osakaal võib natukene suureneda. Seal on siis, et oleks tehtud kindlasti phishing koolitused ettevõttele ja see on nagu läbiv kogu aeg. Ja lisaks ka sellele siis e-maili võrgu turvasüsteemid. Need oleks turvatud kindlasti. Aga enne kui ma järgmist slaidi näitan, siis ma tahaks küsida, mis on teie arvamus? Mis on need põhilised sektorid, kes saavad kõige rohkem kannatada? Mis on teie arvamus? Pangandus, nii, veel midagi, keegi oskab pakkuda? Tervishoid. Veel mõni? Energia. See on siis Beazley andmetel ja kõige rohkem saavadki pihta ongi tootmine ja siis tarne. On erinevaid juhtumeid, kus teeseldakse, et ta on keegi isik. Ma viin sulle selle kauba sinna punkti B ära, aga tegelikult tuleb välja, et e-mailis on üks number 1 sinna lisatud ja see panegi seda tähele. Kõik e-mail, kõik asjad on väga täpne, väga ilus. Järgmine on äriteenused, erinevad äriteenused pakuvad ettevõtted, hästi levinud. Ja siis on ka tervishoid. Ja sealt ka veel siis tehnoloogia, telko ja muud asjad tulevad sinna järjest juurde. Aga siis ma küsiks veel järgmise küsimuse, et mis te arvate, mis on see peamised viisid, kuidas tekitatakse küberjuhtumeid klientidele? Või kuulnud? Õngitsus. Et siis Beazley andmetel ongi süsteemi infiltreerimine, teeseldakse kedagi, saadetakse mingi kiri, avatakse mingi vale link. See ongi lepingu rikkumised, ransomware ehk siis lunavaranõue, väga levinud, üpris populaarne, ütleks ma isegi. Siis on lihtsalt ei tegeleta oma küberturvalisusega, küberteadlikkusega, kasutatakse vanu süsteeme, ei süveneda absoluutselt selle peale. Siis ongi väga suur osa ka kindlasti on erinevad tarnijad. Tarnijate tõttu teie töö seisab, nendel on mingi probleemid. Ja siis on ka veel teisi erinevaid rünnakuid, mida nagu korraldatakse. Aga miks on küberkindlustus oluline? Küberkindlustus võimaldabki teil riske maandada, kaardistada oma riske, teha korralik riskiplaan, et oleks kõik asjad olemas. Kindlasti ka arenda sinna juurde siis küberteadlikkust, hügieeni, et see ongi konstantne protsess kogu aeg ja seda peab tegema ja seda võiks iga ettevõte teha. Seda peab hommikul ja õhtul ikkagi sa pead mõtlema selle peale, et eriti kui sul on isikud, kes sellega tegelevad, siis see on oluline. Kindlasti olla valmis selleks kõige hullemaks. Selles mõttes, kui meid ettevõte tabab mingi intsident, siis ma võin nagu ühe näitena tuua, et ühel ettevõttel oli intsident, neil olid süsteemid, olid head, neil olid riskiplaan, kõik asjad olid olemas, aga selle ühe konkreetse intsidendi puhul, neil oli tootmine oli maas, kõik oli maas, nende kogu riskiplaan, aasta riskiplaan läks ühe päeva käiku. Nad pidid kõik nullist uuesti üles ehitama. Ja see läks neile väga kalliks maksma aga vähemalt seekord nad on nüüd targemad, nad teavad ja nad õppisid väga palju sellest protsessist. Siis kindlustus aitab ka sul süsteeme arendada konstantselt, et see on kulud, aga süsteemide arendus on oluline ja see ongi sellega, et ajaga kaasas liikuda, et kõik küberkurjategijad liiguvad väga kiiresti, igasugused süsteemid ei jõuagi nii kiiresti järgi, kui nemad leiavad uusi viise. Sinna aitab kindlasti väga tugevalt kaasa AI, mis on nii hea kui halb, mõnes mõttes, et meie töö mõttes teda on hea väga kasutada, lihtsustab, aga seda saab ka ühtesi teistpidi ära kasutada väga, väga lihtsalt. Siis ma toon välja ühe tuntuma välistuse, et see on üks põhilisi, on ikkagi sõjaklausel, aga seda ei tohiks ka nagu valesti mõista, on ka selles mõttes, et kui näiteks tuleb rünnak, ütleme Ukrainast, tulebki küberrünnak siia Eestile mingile ettevõttele, aga kui see põhjus selleks, et seda teada, miks see on tehtud, selleks tehaksegi uurimised, nagu küberuurimised, selle põhjal saadakse teada, mis eesmärgil see on tehtud. Kas see on tehtud sõjalistel eesmärkidel või see on tehtud muudel, kas finantsilistel ja teistel eesmärkidel. Et seda ei saa nagu nii üks ühele võtta, aga see siiski on ikkagi nagu sõjalistel eesmärkidel tehtud
takistada infrat, ükskõik mis probleeme tekitada. Ma võin lihtsalt rääkida ka ühe niisuguse huvitava loo, et oligi üks ettevõte, kellel oli ka enda arust oli küberhügieen oli väga hea, tehti koolitusi, kõiki asju, aga inimeste nagu teadlikkus ja mõistmine ei olnud nii paigas ikkagi. Tuli üks email, tundus kõik hästi, klikiti lingile, saadi süsteemidest sisse, aga inimene ei pannud, keegi ei pannud seda tähele, et midagi oleks olnud. Nad olid seal süsteemides sees päris pikalt juba, et nad said seal üle poole aasta juba rahulikult olla, koguda informatsiooni, vaadata, kellele suunata midagi. Ja siis üks päev, kui töötajad läksid kontorisse, järsku inimesed olid juba tööl, järjest hakkasid ekraanid mustaks minema, lihtsalt kõik järjest läheb ära. Ja lõpuks tuligi lihtsalt kiri ekraanile, et tahetakse lunavara nõuet. No selles mõttes, et nagu, kuidas sa seda lahendad, sa ilmselgelt tahad seda ju maksta, aga ükski küberkurjategija ei taha, et sa lähed talle koju, annad talle sularaha või teed talle panga ülekande otse. Taheti krüptos. Kas keegi teab, kui lihtne on teha küberrahakotti ettevõttele? Ehk siis sina eraisikuna, minutite küsimus, aga ettevõttele küberrahakoti tegemine on vähemalt nädalapikkune protsess, kui isegi mitte pikem. Ehk siis sa pead ootama nädalas selleks, et kurjategijatele selle maksta see raha ära. Nii, aga te maksate selle raha ära, aga mis siis saab? Et saate süsteemid sisse, väga hea, kõik on korras, aga te ei tea, mis hetkest ta tuli teie süsteemid sisse. See võis olla pool aastat tagasi, see võis olla 2 aastat tagasi. Te lähete oma kõige viimast, kõige vanemate, kõige paremate, enda arust kõige paremate back-upite juurde, aga siis tuleb välja, et ta on juba seal süsteemides ka sees olnud. Ehk siis see teadlikkus tegelikult aru saada, mis hetkest keegi on kuhu sulle tulnud. Küberkindlustuse võimalus ongi see, et see uuritakse süvitsi, miks, kuidas, kes ja lahendada see olukord ära, et see ei oleks korduks, et te võite back-upi kasutada, te andate kõik sinna tagasi, kõik töötab, kõik on hästi, aga siis tuleb pool aasta pärast täpselt sama asi jälle. Ja see on täiesti lõputu ring kogu aeg ja nii see jääbki käima lihtsalt. Et sellised olukorrad on väga karmid ja nendeks tuleb olla valmis. Küberkindlustuse vaatevinklist see võimaldab teil maandada neid riske, tegeleda nende olukordadega, kui seal tuleb, ühesõnaga, kui juhtub midagi, jah, te ei saa oma süsteemidesse sisse, aga sellega kaasnevad kõik muud asjad, seal tulevad seaduslikud uurimised, seal tulevad mingid trahvid, asjad muud ka jälle tulla, väga tundlikud andmed lekivad kuskile, et sealt see kasvab järjest, see on nagu veerev lumepall lihtsalt. Ja siis ma lõpetuseks ütleks ühe väga hea sõna, tehes mitte midagi, selle hind on liiga kõrge lihtsalt. Ma tänan. Ja, tere hilist hommikut ka minu poolt, et minu meelest on suurepärane viis sihukest ärihommikut pidada, et kõigepealt me räägime trahvidest ja leppetrahvidest ja juriidilise isiku vastutusest ja juhatuse liikme isiklikest vastutustest ja siis päeva lõpetame sellega, et räägime, et tegelikult on kindlustus ja võib-olla polegi nii hullu. Aga ma räägin siis lühidalt sellest, et kuidas toimub siis selle küberintsidendi ja kindlustusjuhtumi haldamine. Ehk siis põhimõtteliselt sellest, et kuidas kiirustada kiirustamata. Et kõik algab tegelikult ju sellest, et kindlustusvõitja siis tuvastab mingi intsidendi, mis temaga on toimunud, mis iganes rünne see võib olla, siis lunavara või teenustakestusründed. Ja sellisel juhul tegelikult läheb selle kindlustusvõitja jaoks samuti kell käima, et ta peab tegutsema suhteliselt metoodiliselt. Hea oleks, kui tal oleks läbi mõeldud see struktuur või protsess, kuidas ja mis nüüd edasi saama hakkab, sest et kindlustuslepingutes samuti on sageli ette nähtud mingid kindlad ajad, mille jooksul siis küberintsidentidest peab teavitama selle jaoks, et kindlustuskate kindlustushüvitise välja maksaks. Ja see kindlustusandja teavitamine ongi tegelikult peaks toimuma viivitamatult, et tegelikult see ei ole ju kindlustusvõitja ülesanne hinnata, kas tegemist on selles mõttes kindlustusjuhtumiga, et kas see hüvitatakse või mitte. Kindlustusvõitja saab selle info ära edastada ja siis on kindlustusandja ülesanne see selgeks teha, et kas selle kindlustuslepingu alusel tegelikult ka midagi hüvitamisele kuulub või mitte. Aga see esialgne teave, siis, mida kindlustusandjad ootavad kindlustusvõitjatelt, mis esitada, on siis kindlasti see intsidendi olemus, ehk siis mis juhtus, aja ja tegevuskava, millal see avastati ja kuidas arenes, milline on see kahju ulatus ja millised on tegevused olnud kindlustusvõitja poolt
näiteks kahju piiramisel ja kas on näiteks kaasatud või on plaanis kaasata ka kolmandaid osapooli selle intsidendi lahendamisse. Ja tegelikult see teavitamiskohustus on selles suhtes ka nagu laiem, et kui ma nendel kindlustusteemadel erinevaid koolitusi olen teinud, siis see teavitamiskohustus on minu meelest ka küberkindlustuse juures väga oluline, et kui me räägime sellest, et kindlustusandja küsib mingit infot lepingu sõlmimisel teie käest, siis tegelikult on teil kindlustusvõtjana ka kohustus lepingu vältel esitada mingit informatsiooni. Näiteks võlaõigusseaduses tuleb säte selle kohta, et kui toimub kindlustusriski võimalikkuse suurenemine, siis see on kindlustusvõtja kohustus sellest kindlustusandjat teavitada. Vastasel juhul võib juhtuda see, et kindlustusandja kas on õigustatud osaliselt või täielikult kindlustushüvitise väljamaksmisest keelduma. Ja näiteks ma kujutan ette, et selline kindlustusriski võimalikkuse suurenemine võib olla seesama, et kui sa lepingu sõlmides, sa oled kindlustusandjale näiteks öelnud, et mul on see MFA nii-öelda olemas, mitmikautentimine, lepinguperioodi vältel sa millegi pärast otsustatakse, et seda enam ei ole, siis see on ka kindlasti kindlustuslepingu vaates selline kindlustusriski võimalikkuse suurenemine, millest peaks kindlustusandjat teavitama või samamoodi, kui teil on olemas mingid mis iganes küberturbe tarkvara, mida te kasutate, olete deklareerinud, et kasutate, aga siis lepingu vältel saab see litsents läbi ja nii-öelda kindlustuse vaates samamoodi see avab mingid uued riskid, sest et teie kaitse on sellest hetkest nõrgestatud ja võib juhtuda, et see küberintsident siis toimub teiega, et selle esinemisoht on suurem. Et seda tasub kindlasti nagu tähele panna nende kindlustuslepingute puhul, et millised on need teavitamiskohustused. Nüüd, kui see teavitus on tehtud, siis kuidas toimub, mis saab edasi? Et nagu Keijo ütles tegelikult, siis neid osapooli, kes seal nagu võib nagu kaasatud saada, on päris mitmeid, et kõige olulisem on minu hinnangul see, et kes seda intsidenti hakkab haldama, ehk siis sisuliselt see võib olla kas organisatsiooni seest, teie majast keegi, kes võtab kogu selle suure pildi kandmise enda peale ja vaatab, et kõik nii-öelda liinid, mis vajavad tegutsemist, et nendega tegutsetakse, kaasa arvatud siis kindlustus eraldi, siis mingi IT forensic ja võimalik, et ka mingi suhtekorraldus. Aga samamoodi nagu jällegi Keijo enne ütles, siis seda rolli võib täita ka näiteks õigusnõustaja või siis samamoodi kindlustusandjad on valmis pakkuma seda teenust, et me juhime seda protsessi teie eest. Lihtsalt siis kindlustusvõtja peab tagama selle, et kogu see info oleks ka sellele projektijuhile, nimetame seda niimoodi, kättesaadav. Aga jah, need erinevad rollid, mis selles intsidendi lahendamises võivad nagu täitmist vajada, on mitmed. Sul on vaja teha mingid IT-ekspertiisid, et aru saada, kus see rünne algas, kuidas lõppes, võib-olla seda tõkestada kuidagi. Erinevad mingid vastutuse teemad, kindlasti õigusliku vastutuse teemad tõusetuvad sealt samamoodi mingid regulatiivsed kohustused järelevalvete suunal ja kõige lõpuks võivad ju olla ka sellised olukorrad, kus tuleb niisugust kriisikommunikatsiooni ette valmistada, et eriti kui me räägime mingist tähtsast infrastruktuurist näiteks ja sellisel juhul on hea, kui sul on olemas ka kindlasti mingi suhtekorralduslik nõu. Ja need üldiselt on ka siis kindlustuslepingute alusel kaetud selliste ekspertide kaasamine juhul, kui see läheb sinna kindlustusjuhtumi alla. Ja tihti on ka kindlustusandjatel juba eelnevalt mingid paneelid nagu välja töötatud, et kelle poole siis on võimalik pöörduda kindlustusvõitjatel, seda just seetõttu, et nad on niisugused kiirelt progresseeruvad intsidendid ja et võimalikult kiirelt saaks lahendada, siis on mingid eelnevad kokkulepped tehtud. Kui kindlustusvõitja soovib kasutada mingid kolmandaid nii-öelda enda poolt soovitud teenusosutajaid, siis see selles mõttes veidikene võib-olla aeglustab seda reageerimist, et sellisel juhul tuleks need kolmandatest isikutest teenusepakkujad siis eelnevalt kooskõlastada ka kindlustusandjaga ja samamoodi küsitakse tihti ka siis kas siis eelarvet või siis mingid tunnihindasid, mille alusel need teenusepakkujad neid teenused osutama hakkavad. Nüüd samamoodi jällegi nõude dokumenteerimine ja esitamine, et üks oluline asi on kindlasti see, et kõik sammud, mis võetakse, siis need ka dokumenteeritakse, olgu need siis mis tahes IT-raportid või siis mingid kalkulatsioonid. Näiteks kui on toimunud ärikatkestus, siis tuleb esitada mingi
dokumendid, mis tõendavad siis seda saamata jäänud tulu suurust. Et kui algusest peale neid korralikult dokumenteerida, siis on ka hiljem lihtsam kindlustusandjale neid esitada ja samamoodi saab need kindlustuskatted loodetavasti kiiremini aktiveeritud ja hüvitised nagu kiiremini kätte. Et kui pärast hakata mingit dokumente sinna juurde leiutama, siis see võtab tavaliselt palju rohkem aega, kui neid kohe teha. Et seetõttu ongi nagu veel kord ma ütlen, et üks oluline märksõna on see, et see tegevus peaks olema struktureeritud ja see protseduur peaks olema läbimõeldud, sest sellel hetkel nagu ei ole enam väga aega hakata leiutama mingeid asju, vaid siis on vaja reageerida. Ja nagu ma enne mainisin, siis meie kui õigusnõustajate roll on ka tihti see, et kindlustusvõtjale tekivad erinevad mingid õiguslikud või regulatiivsed kohustused ja kui kindlustusvõtja ei ole ise võib-olla päris täpselt kursis, et kellele millal tuleb esitada, siis et näiteks ära hoida erinevaid trahve, siis on ka õigusnõustajate roll see, et me aitame neid teavitusi ette valmistada ja neid õigeaegselt siis esitada. Et mis iganes andmelekke teavitused või rikkumisteavitused tuleb GDPR või NIS 2 alusel esitada. Võib-olla on vaja kaasata mingeid õiguskaitseasutusi, kui tegemist on kuritegevusega ja lõpuks on ka, võib seda kindlustusvõtjat ju oodata ees mingid kolmandate osapoolte nõuded, kas siis ütleme, nende nõuete alla laias mõttes võib ka pidada mingeid järelevalveasutuste trahve, aga eelkõige siis just mingit tsiviilõiguslikku vastutust, mida kas siis kliendid või tarnijad või muud partnerid võivad siis teie vastu esitada. Et ka nendega on vaja sellel juhtumi ajal juba aktiivselt või isegi proaktiivselt võiks öelda tegutseda, et need oleks samamoodi kaardistatud, et mis riskid võivad hakata realiseeruma. Ja hüvitamine siis jah, loomulikult see hüvitis ei ole automaatne, et loomulikult kõikides kindlustuslepingutes on ka erinevad välistused ja nendele tuleb alati tähelepanu pöörata. Et seesama Keijo näide selle sõja välistuse kohta on üks asi, millele tasub tähelepanu pöörata ja neid on veel, et kas mingid andmed on avaldamata jäetud või mis tahes. Et selle hinnangu peab kõik kindlustusandja siis ära tegema enne, kui ta hüvitise välja maksab. Ja siis olenevalt juba kindlustuslepingutest, et üldiselt on kaetud siis erinevad halduskulud, mis on kantud siis seoses selle intsidendi haldamisega. Lunaraha on tihti kaetud, ärikatkestuse kahjud ja kui seadus lubab, siis ka erinevad regulatiivsed trahvid, et kõikides jurisdiktsioonides ei ole näiteks lubatud, et trahvid on kindlustatavad, aga kui on, siis on ka need kindlustusega kaetavad. Ja kokkuvõtteks siis võib-olla ütlekski seda, et kõige olulisem on, et see protseduur oleks läbimõeldud, et teil oleks võimalik kindlustusvõtjana tegutseda kiiresti ja teavitada kindlustusandjat koheselt, kui juhtum aset leiab. Soovitav on ikkagi kasutada neid teenusepakkujaid, mis on eelnevalt juba kindlustusvõtja poolt heaks kiidetud. See võimaldab taaskord jällegi kiiremini seda probleemi lahendada. Dokumenteerimine, et kõik oleks esitamiseks valmis selle hetkel, kui neid esitamisi tuleb mis iganes asutustele, kas siis kindlustusandjale või järelevalveasutustele teha. Ja loomulikult siis ka, et mis on tegelikult võib-olla eelnev samm tegelikult on see, et mõista poliisi tingimusi ja välistusi, et mitte hiljem pettuda selles kindlustuskattes, mida te endale soetanud olete, kui te ei kata tegelikult neid riske, mida te sooviksite, et ta katab. Ja viimane asi siis kindlasti, et õppida sellest juhtumist ja ühtegi, nagu klassikud ütlevad, siis ühtegi kriisi ei tasu raisku lasta, et kui intsident aset leiab, siis see teistpidi avaldab jälle võimaluse oma süsteeme parendada ja hilisemaid järgnevaid intsidente vältida. Ja see on kõik minu poolt.